lapsed on kiilesööja ja mis oli see teine ime? Alatihti võib rühmas näha olukordi, kus lapsed liiguvad ringi käärid käes, teip hammaste vahel ja kuumaliimi püstol kasutusvalmis. Sest kui kõik võimalikest materjalidest asjad tahavad meisterdamist, siis peab seda teha saama. Teda iseloomustab kõige paremini selline eluterve huumor ja distsipliin. Tal on kuidagi selline hästi hämmastav oskus panna samaaegselt naerma ja kuulama. Kolleegina olen ma talt väga palju õppinud. Ta on tark, hea kuulaja ja nõuandja. Vanemana hindan tohutult, et ta kuidagi annab sellist hästi siirat ja ausat tagasisidet alati ja ma alati tunnen, et me oleme ühes tiimis. Ma soovin, et kõigil oleks selline õpetaja. Peeside juuksutega, naelusuga. Tema silmad säravad ka siis, kui ma jõuan lapsele näiteks hiljem lasteaeda järgi ja siis juba see ainuüksi tekitab sellise hästi mõnusa sooja tunde, et ta kindlasti teeb oma tööd suure-suure südamega. Õpetaja kolistab ilusti. Õpetajaga käime alati makkamas, alati meiega koos. Ma ei tea lapsemenne. Lastel on võimalik tema juhendamisel kogeda kõike vahetult, nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi ning õppida just läbi päris elu. Tema rühmas valitseb alati üks suur ja loominguline kaos, mille keskmeks on lapsed ja nende loomulik õpihuvi. Kui ma näen kurb, siis õpetaja teeb alati mulle nalja. Ta hindab õppimist loomulikus keskkonnas, mistõttu on õueala, mets ja raba korduvalt läbi käidud. Ta on nagu tore vanaema õunapuu otsas, ainult pole õunapuud. See õpetaja käib välja väga ägedaid ideid, käiakse lastega hästi palju matkamas. Meie õpetaja on ääretult suure südamega. Ta on täpselt selline turvaisik, nagu lastel vaja on. Ta on selline teeviid lapsevanematele. Me julgeme alati tema poole pöörduda. Ja õpitakse väga palju lapsest lähtuvalt ja lapse loomulikus keskkonnas. Ma julgeks isegi öelda, et ta on justkui meie õue lasteaiarühma. Et kui lapsed tulevad õhtul koju, siis ei räägita meile, et õppisime A-d või B-d, vaid räägitakse meile, milliseid usse nad leidsid, milliseid kive nad nägid, milline oli pilv taevas, kas puukoor oli õhuke või paks. Me saame selliseid jutte ja see on põnev. Olenemata sellest, kas sajab vihma, puhub tormituul, paistab päike või lumehanged on akendeni, nemad on ikka lastega õues. Ja mõnikord, kui nad satuvad tuppa, mõnikord nad satuvad, siis on seal rühmaruumis üks mõnusalt töine segadus, sumin, sahistamine, sest õpetajana oskab ta väärtustada lapsepõlve, mistõttu ta annab võimaluse lastel ise tegutseda, katsetada, uurida, leiutada, toimetada. Ma olen tema üle uhke. Aasta haridustöötaja on